Koolituse teema on plaanitavad muudatused riigihangete seaduses ja teie koolitajaks sellel teemal on advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaat Maarja Sõrm. Ja annangi nüüd sõna Maarjale, palun. Täna räägime siis kavandatavatest muudatustest riigihangete seaduses, sellest, millest tuleb nende vajadus, miks asju muudetakse, kuidas see hankijaid mõjutab, milline mõju võiks olla pakkujatele ja vaidlustele ja järelevalvele. Et kui rääkida nüüd sellest, et mis selle asja kogum on, millest ma tegelikult räägin, on siis see, et riigihangete seaduse muutmise eelnõu muudetakse ka mitmeid muid seadusi, on siis praegu Riigikogu menetluses. Riigikogu määras siis suureks reedeks ettepanekute esitamise tähtaja, sellele mina jõudsin suure reedele siis koos doktor Härgineniga need ära esitada, aga paljud ilmselt seda ei jõudnud, eks ole. Ehk siis esimene lugemine on läbitud, teine lugemine ei ole vist aega täpselt kirja pandud veel selle jaoks. Ja praegu on siis Vabariigi Valitsus vähemalt oli ettepaneku teinud Riigikogule, et seda eelnõud jõustades juba 1. juulist 2026, arvestades praegu on aprill ja vaikselt hakkab aprilli keskpaik tiksuma, see võib-olla ei ole nüüd enam reaalne jõustumine. Et see nüüd juulis jõustub, aga kes teab, on ju, et kui Riigikogu kiiresti teeb enne suvepuhkust, siis miks ka mitte, aga ma pigem arvan, et seda tahetakse võib-olla muuta seda jõustumise tähtaega, äkki ta jõustub siis septembris või jaanuaris. Need muudatusettepanekuid seda jõustumise tähtaega edasi lükata on tehtud juba. Näiteks kohalike omavalitsuste poolt, kuna kohalikel omavalitsustel õigustatud tegelikult tähelepanek, et keset eelarve aastat neid asju teha ei ole lihtne. Nüüd muutmise vajadus, sellest võiks pikalt rääkida tegelikult, aga muutmise vajadus tuleneb paljuski sellest, et ega need riigihanked ju lihtsamaks ei lähe.